Eesti Esu. Tere, head Eesti Esu kuulajad, tere vaatajad ja tervist Madis Põri. Tere õhtust. Madis, sa oled siis põhimõtteliselt puujalameister, võiks öelda, aga kuidas see õige nimetus on? No võib öelda ka puujalameister, mis kunagi piraadijalg, nagu öeldakse selle kohta. Aga tegelik nimetus on proteesimeister, et siis me valmistamegi inimestele proteese, kes on kaotanud halajäseme. Saab ka käeproteese teha. Neid me pole veel õppinud, aga kindlasti tulevikus on meil ka plaanis võtta neid tegema hakata. Ida-Tallinna Keskhaiglas töötad siis? Töötan ja 10+ aastat juba seda tööd teinud. No Madis, nagu me rääkisime, sul on endal ka 2 jalaproteesi all, et kus su jalad jäid, mis juhtus? Minuga oli selline asi, et ütleme, et see püüan pika jutu lühikese kokkuvõttega teha. On niimoodi, et esimene missioon hakkas mul 2011 aastal maikuus, mis kestab 6 kuud. Et selle ma läbisin kenasti ära. Tulin Eestisse, olin 6 aega Eestis, siis sõber sai mul Afganistanis sai viga päris raskelt. Aga kuna minu eriala on nii spetsiifiline, et ma olin lahingpioneer, spetsialist, kes otsis lõhkekehasi, tegi, lasi neid õhku vajanud, puhastas teed inimestele, kes mul selja taga olid. Ja siis ma mõtlesin natuke, mõtlesin, mis seal ikka, et lähen tagasi, et üks missioon on otse ja kõik, et see oli talvine missioon, et mõtlesin, et talvine missioon üldjuhul on palju kergem, kui on suvine missioon. Läksin tagasi ja siis oligi see, et viimase päeval, see oli vist kas 12 mai, viimane patrull, õhtul mingi 4 paiku, 5 paiku, umbes taaline kellaaeg võis olla, et oli ühe maja puhastus, et mina olen esimene, puhastasin teerajad ära, puhastasin maja kõik ära, siis saatsin üksi sisse, et see luureohvitser veel suhtles seal kohalikega, et saada infot, et lõhkekehade kohta ja kõige kohta, et kuidas mõtlegi inimeste heaolu ja parandada ja ohutuks võtta teha. Ja siis ma läksin välja, mõtlesin, et juba seal nad tükk aega rääkinud, mõtlesin, et paneme nüüd asja kokku, lähme koju ära, et ma saan juba järgmine päev oleks mul juba peabaasi ära minek ja siis paari päeva pärast oleks juba Eestis lennanud. Ja siis oligi selline asi, et jalutasin välja, keerasin ümber, siis tegin ühe sammu veel tahapoole ja siis on see, et oli silmapilgus ma nägin, et kui hakkasin teist jalga juba maha panema, kohe näitas täpselt mu jalga alla. Ja siis ma sain juba aru, et okei, kohe tuleb. Meil ei jõudnud reageerida, oli see, et jala panin maha, käis plahvatus. Ja nüüd on mõlema jala amputatsioon säärest. Et selles mõttes ta on küll amputatsioon, aga kui sul on omad põlved on alles, siis ta teeb kõndimise teeb palju kergemaks. Mis asjaga sa siis puhastasid või oli see mingi aparaat, et see mingi kammis või siuke pommi otsimisaparaat? Meil olid sellised spetsiaalsed maaradarid. Nad tuvastasid ära maapinna erinevusi. Aga üldjuhul on see, et kõik need lõhkekehad, mis meie leidsime, et kes tegelesid minu tööga, olid silmade kaudu. Et sa näed ära ikka maapinna erinevust, et kus on kaevaatud või mingid juhed veetud, jääb ikka rada maha. Aga kuna see oli see IED, et improviseeritud lõhkekeha, oli hästi vana. Et põhimõtteliselt oli, kuidas ma ütlengi, et oli maapinnaga juba ühte sulanud. Et ei saanud aru, et ta on erinev. Ja lihtsalt ebaõnn. Ei ole midagi. Need lõhkekehad on siis tehtud niimoodi, et ikkagi see detoneerib nii, kui sa peale astud? Neid süsteemidelt on hästi palju erinevaid. Osad on need, mis astud peale. Siis osad need, et astud peale, võib detoneerida siis, kui sa alles jala ära tõstad. Siis osad on juhtmega, et lihtsalt üks mees lõhkega maas, juhe ära ühendatud, on ütleme umbes 10-15 või 50 meetrit eemal. Jälgib, ootab patarei blokiga, näeb, kas mingi soomuk hakkab üle sõitma või inimesed tulevad, saab juba kaugelt detoneerida see lõhkekeha. Et need on maapinna lõhkekehad, et osad on ka, mis autodesse pannakse, et kus on auto täis lõhkekehasi pandud või on see, et need enesetaputerroristid. No sa ütlesid, et sa said aru, et nüüd sa astusid peale, et ma ei tea, kui suur see moment oli enne, kui siis lõhkes selle vahel. Millisekund?
et see oligi mingi tohutu siuke. See oli hästi, et see pole isegi sekund, see isegi alla sekundi, tegelikult ma sain aru, et aga aju juba enam-vähem suutis omaks võtta, okei, nüüd on käib kohe pauk, on ju. Jah, aga lihtsalt ei jõudnud oma vasakut jalga nii kiiresti, kuskile nagu mitte maha panna, aga mis seal ikka. Et kuna ma tegin seda tööd, siis ma teadsin, et minuga see õnnetuse juhtumi protsent on nagu hästi kõrge. Et see oligi see, et selline töö on nagu hästi närvipingeline ja sul peab enda närvikavad hästi nagu tugev olema, et üldse nagu kõigeks nagu valmis olla, et mis selle tööga võib sul ette nagu visata, võib juhtuda või kõik olukorrad, et sa oled alati esimene mees, et sa põhiliselt oled nagu esimene. No ma kujutan ette, et see pinge veel, et ütleme, et sina kontrollid mingit rada, on ju, ja siis tegelikult ju lähevad sinu võitluskaaslased, sa lased peale, ütled, et rada on puhas, on ju, aga alati võib ju juhtuda, et inimene teeb vigu, on ju, et siis see pinge ka, et nii-öelda teiste inimeste elu ju on justkui sinu vastutada, on ju. No täpselt, oligi see, et on jah, et me küll puhastasime radu, aga alati pole selline asi, et alati võtta ei leia ülesse. Aga tõesti kõik, kes minu taga olid minu vastutada, et see pinge isegi oli veel suurem, konkreetselt mitte, jah, oli küll veel suurem, kordades suurem ikkagi. Et iga patrull sa ikkagi vaatasid, et üldjuhul on see, et meil jaoülem andis meile mingi marsruudi kaardi peal ette, et lähme siit seda rada pidi, siis mina vaatasin selle marsruudi üle, mina vaatasin oma kaarti, siis mõtlesin, hei, mina olen esimene, mina panen enda marsruudi paika, siis lähme selle järgi. Et tegime seda patrulli ära, aga mina nagu püüdsin vältida seda, et te lähe teatud kohtades, kus võib olla umbes 99,9% tõenäosusega, et seal mingi kas lõhkekehad või midagi taolist, et mis võib teistele viga teha. Aga kui teistel vaja sinna minna, läksime ka sinna, aga siis me teadsime, mille jaoks valmis olla, et me läinud kas otse, vaid läksime kas kõrvalt või kuskil mingi teist teepidi, et ikka vältida neid asju, siis pärast lihtsalt puhastasime need kogu teed ja majad ja kõik külad ära, kui vaja oli seda teha. Kui suur see pauk oli siis? Kas lendasid taeva poole teele või kuidas see nii-öelda? Ta ikka oli nagu korralik selles mõttes, et ma arvan päris mitu meetrit õhku, et üks jalg läks siis teisele poole, teine läks teisele poole. Ja jalad endasid tükkidena minema täiesti? Muidugi. Mul oli see, et ma kukkus maapinnal tagasi, oli, et jalgu enam polnud tegelikult. Oligi see, et pannakse skutid peale, see tähendab seda, et see jookseks verest tühjaks. Ja siis on see, et tehakse morfiinisüst, et esialgu on see, et sa valu ei tunne mingi 5-10 minutit, mõne puhul isegi 15 minutit. Miks sa saad šokis konkreetselt? Aga kui see valu kohale jõuab, siis lihtsalt ei kannata vaata seda ära. Tehaksegi sul morfiinisüst, et sellega vaata toime tulla. Siis oli selline asi, et jaolem annab üldse käsu, et puhastada ära nagu helikopteri maandusplats. Miks on sellepärast, et see ala oleks puhas, et kui helikopter tuleb jälgi, et siis ikkagi nendega vaata midagi juhtuks, ehk medeväk. Ja siis kutsuti helikopteri järgi, et üldjuhul tuleb, mis ta võis tulla, tuleb mingi 10-15 minutit. Ja minu puhul läks natuke kauem aega, kuna oli mingi suurem operatsioon käsil, seal üldse nagu selles piirkonnas, et siis olid, läks liiga veits kauem aega kui tavaliselt. Oligi see, et oli pandi kopteri peale, et muidu minu ajal allusime inglaste alla, siis pidid nagu inglased sellega helikopteriga jälgi tulema, aga kuna neid polnud võtta, saadid ameeriklased. Ja minu teada oligi see, et oli Black Hawk, pandi kopteri peale, siis Ameerika mees hoidis käest kinni, pea vastu, pandi kaela sisse veel üks mingi, et põhiliselt magame ära. Ja siis oligi blackout, ühesõnaga täiesti nagu silmad kingi. Ärkasid haiglas? Ärkasin haiglas. Et see ärkamine on ka niimoodi, et ma ühe korra ärkasin ka siis, et kui järgmise hommikul ärkasin suht varakult ülesse, aga see on siis lihtsalt korraks, et käis kontingendi ülem käis minuga rääkimas, siis käisid veel mingid briti ohvitserid ja kedagi veel. Kuna sel hetkel, et sa oled nii palju neid valuvaigisteid ja kõik nagu rahustad vaata täis, et sa silm ei seleta, sa ei saa midagi aru, vaata kellega sa räägid või eriti vaata ei mäleta. Et järgmine hetk siis, kas enam-vähem kui saadi mind stabiilseks, pandi eralennukiga teele Inglismaale. Et oligi just spetsiaalne lennuk tehtud inimeste jaoks, kes nagu said raskelt viga, et lennuki peale ärkasin ka mingi ühe korra üles ja järgmine korraks nagu ärkamine alles Inglismaal, et ühesõnaga plahvatuse hetkes kuni Inglismaale jõudmisele mingi 3-4 päeva, et kus ma võib-olla minimaalselt olin ärkvel.
Aga mäletad sa, mis sul, ütleme, kui see pauk ära käis ja sa mitu meetrit eemale maha lendasid ja nägid, et jalad lendasid ka otsast ära, on ju. Et mis siis peast läbi käis või on see kõik siuke hägu pigem? Ei, sel hetkel käis peast ikka läbi palju asju. Et esimene asjana, et kui jaoleam jõudis ligi, küsisin, et kas jalad läinud on alles? Ütles läinud. Ja siis teine asi on see, et katsud oma teatud intiimpiirkonda, et oleks ikkagi mehe organid vaata alles. Ja sest sa oled nii šokis, sa ei tunne võimeliselt. Ja see ei tunne, vaata midagi, sellest need oled alles. Ei saa aru, kust maalt läinud on. Üldjuhul jõudis see, kogu see asi jõudis kohale lõpuks siis, kui ma vaata Inglismaal olin, et lõpuks sellest nendest rahustite alt ja valuvõiste alt vaata enam-vähem välja sain, et hakkasin enda peaga vaata mõtlema. Et siis oli küll tõesti korraks, et mäletan, et oli see, et olin seal voodis, palatit veel olnud, et alles otsiti, et üks öö olin seal koos teiste teiste sõduritega koos, kes samuti vaata viga saanud, et tõesti mul oli breakdown, see tähendab seda, et nutsin ja siis mõtlesin nüüd elu läbi, et mis nüüd edasi saab ja kõik miljon mõtted käis läbi ära, aga see lihtsalt oli korraks. Et siis mul hetkel olid seal, mul vanemad olid juba seal ja neid nägin ja et nad esialgu kõige parem koomiline hetk oli siis, et kui mu vanemad sinna tulid, ema ja kasuisa, et nad ei leidnud mind üles, nad ei tulnud mind ära. Miks? On see, et ma Afganistanis olin kiilakas nagu praegugi, aga siis mul oli hästi pikk nagu abe ees. Nad jalutasid minust mööda. Ja siis, kui ma nägin, et mitu kord jalutas, mõtlesin, tšau, et kuulge, et ma olen siin, et ärge minge nüüd. Tulge öelge tere ka. Jah, täpselt. ja. No ja ma ei kujuta ette, et ma olen siin saates mitu korda öelnud seda, et igasugused vigastused, mida mul on ka palju olnud, et tõmbavad ikka korralikult alla, tõmbavad moti maha, depressiooni ja nii edasi. Ja see vigastuste asi on sellises mõttes, et mikrotasandist makrotasandisse, et ma ei kujutagi ette, et mis mõtted sul täpselt peas läbi käisid, aga põhimõtteliselt inimene hakkab hindama seda, mida ta ei ole või millest on ilma jäänud, on ju, et kõige lollim ja kergem näide on see, et kui sul hingad rahulikult, on ju, ja siis tuleb nohu ja siis mõtled, et oi kui hea oli läbi nina hingata, et nüüd on nina kinni, on ju. Ja samamoodi, et sa võid väga kaugele minna, et samamoodi kõndimine kõige siuke elementaarsem asi, millele ei mõtle, kui sa kogu aeg kõnnid, on ju. Et siis, kui sa saadki mingi hetk saad aru, et mul on mõlemad jalad läinud, on ju. Et need mõtted, mis peast läbi käivad, et kurat, et kuidas ma kõndima hakkan, on ju. Tegelikult sellega ongi selline asi, et kui ma sellest madala perioodist üle sain, siis ma tean, et ma olin enne ka kursis, et see, et proteesi vaata nii palju arenud. Hästi palju vaata arenud selle hetkel ka juba takkotsa. Aga lihtsalt see, et kui sa tahad kõndima hakata, sa pead ise ka vaata hästi palju vaeva nägema. Tegelikult see tuleb ette küll nagu neid madal periood, nagu mul endalgi on olnud, tuleb ka vahepeal ette, kui tõesti ütleme, et mõni hetk on üks päev on jumal hea sul kõndida, ei ole üldse probleemi. Tead ma ei tea, mingi 10-15 000 sammu päevas ära, kõik korras. Mõni hetk on see, et hommikul tõus ülesse ja proteesid ei sobi hästi nagu imelik kõndida või selline nahk on tundlik või on saad üle pingutatud, ise väsinud, et see kõik tegelikult mõjutab neid asju. Et see on nagu protsess, et millega sa pead nagu kohanema, leppima, aga sa tead ise ka, kuidas ma ütlengi, et inimene teab ise ka, et kui sa ikkagi tahad midagi saada, sa pead ise ka vaeva nägema. Et antakse sulle küll abivahend, aga sina hakkad seda abivahendi kasutama, mitte see, et näiteks ei hakka kasutama seda meister, kes selle sulle annab. Et sa pead ise kuulama, tahtma, nägema, uurima ja tööd tegema, et saad ikka kõndjaks või ma ei tea, ükskõik milleks, et mis abivahendid sul näiteks vaja on. No üks hästi must mõte alati on igasuguste selliste asjade pool ja üleüldse elus on enda võrdlemine teistega, on ju. Et kui juhtub mingi õnnetus, siis mulle tundub, et see on hästi inimlik reaktsioon on näha asjas positiivset külge, sellepärast me räägime hästi palju õnnelikest õnnetustest, et ma ei tea, juhtub mingi autoõnnetus, siis inimesed kuidagi maandavad seda pinget sellega, et alati oleks võinud hullemini minna, on ju. Et samamoodi, kas või mõelda sellele, et kust sa siis jalad kaotasid, et allapoole põlve on ju sääre koha pealt, et ma ei tea, kas sa mingi hetk nägid nagu seda positiivset joont, et oleks mul põlv läinud, oleks veel nõmedam olnud ja veel raskem, on ju. Ei, nägin küll. See mõttes see, et ma teadsin küll juba, et mul enne ka sõbrad on, kes on kaotanud mõlemad jalad nagu reiest. Et see on ikkagi, kui sul nagu kaotad reiest, see on ikka
kümne kordi raskem, su energiakulu esiteks palju suurem, kas sa suudad kõnnima hakata, palju rohkem sa pead nagu taastusravi saama, füsioteraapia, et psühholoogilist nõustumist, kui vaja on ja see, selle puhul ebaõnnestunud veel rohkem ette tulla kui säärte puhul tegelikult. Aga ka säärte puhul, see on kõik nii spetsiifiline eriala, et kui sul on enda põlved vaatan alles, sul on tasakaal, kõik asjad on sul palju paremad. No tundubki, et selles mõttes ka loogiline nagu proteesidele mõelda, et sugust sirget pulka on kergem asendada, kui on ju mingid liigest või asja, mis liigub, on ju, et seda nii-öelda, ma ei tea, kas saabki teha niimoodi? Ei, saab küll. Selles mõttes on see, et need põlvesõlmesi on nii palju erinevaid. Et osad ongi sellised, kus ongi, et näiteks inimene kõnnib, et kus see jalg ongi nagu täiesti nagu tikk sirge. Tikk sirge. Jah, piraadjalg, ma ütlen selle kohta. On ka mehaanilised põlvesõlmed, kus juba saadavad, et see põlvesõlme nagu lahti, et liigub nagu tavaline inimene. On elektroonilised põlvesõlmed, mis on juba kallimad, aga see on ka, et nagu need, et kõik nõuab vaata tööd. Ja see on, minu töö seisnebki sellest, et ütleme, inimesel ongi olnud amputatsioon. Et tema räägib ära, et mis tema eesmärgid on, mis ta nagu enne tegi, mis ta on peale amputatsiooni, mida ta tahaks nüüd uuesti tegema hakata, mida ta tahaks saavutada. Et enamik patsiente, kes meil nagu on üldse nagu haiglas või üldse nagu selle proteesi asjandusega tegelevad, on enamik vanemad inimesed. Nooremad on nagu hästi vähe, et nooremad juhul on see, kas mingi õnnetuse tagajärjel, kas autoavarii või mootorrattaga või ükskõik vaata millega. Aga mina nende aastate jooksul, mis ma olen ära õppinud või selgeks saanud selle, et vanus lihtsalt on number. Mõni, ütleme, 70-aastane inimene kõnnib palju parem kui mõni 40-aastane inimene. Et mul on need vanemad inimesed on hästi palju, et üks on nagu 95, ikka kõnnib. Küll vaikselt tasapisi, et energiat vaata enam nii palju pole, aga ta ikkagi kasutab proteesi vaata igapäevastelt nii palju, mis tema nagu võimetes vaata on. Kuidas sul see protsess siis, taastumisprotsess alguse sai, et ma ei tea, kas sulle toodi mingisugune arsti kataloogi ette ja et vaatame siis otsa võimalustele, mis mudel on ja mis kullast teemandist või hõvedast või ükskõik millest. Ei, tegelikult see niimoodi olnud. Et esialgu ma olin seal Birminghami haiglas, et kas mingi paar nädalat, seal tehti veel viimased nagu köndikohandusoperatsioonid. Et siis peale seda mind viidi sinna Hedli korti, et see on üks suur taasturavikeskus, et kus oligi nagu tehtud spetsiaalne taasturavi just vigastatud sõjaväelastele tegelikult. Ja seal oligi nagu, et füsioteraapia, tegevusteraapia, psühholoogid, raviarstid, valuarstid, proteeside meistrid, proteeside valmistamise võimekused, kõik asjad nagu ühes nagu sellises suures nagu ala peal kõik vaat olemas. Et enne proteesi tegema ei saanud tagatud, kui haavata korralikult vaata oli ära paranenud. Ja alles siis, et esimene laks oligi niimoodi, et juunis ma läksin koju ilma proteesideta, sest kõndifata polnud veel korralikult ära paranenud, et kuna juhtus veel üks õnnetus seal taasturavikeskus, et tulin trennist, ringtrenning, mis iga päev vaata tehakse seal, ratast oli ka väiksest kaltest, sõitsin alla ja täpselt üks inimene astutus mulle esirattasse ja kukkusin täpselt oma vasaku kõndiga maapinna peale, kus lõi kõik uuesti haavad, kõik lahti ja nägin isegi nagu säärel otsa. Ja siis on see, et tõbõnti mingi lapp peale, pidi kohe sinna, kirurg tuli kohe vaatas ja ütles niimoodi ära, et vaatame, et kas saame selle korda või mitte, et kui ei saa, siis tuleb reamputatsioon teha, et natuke üle poolt veel võtta. Ma mõtlesin, ei, õmmeli kingi saab küll korda, ei, aitab küll. Et see nagu oli väike tagaslöök, mis pikendas nagu minu proteesi saamist. Ja see oligi see, et juunikuus, see oli suht juuni lõpu poole, natuke peale jaanipäeva läksin koju, 6 aega olin kodus ja siis läksin uuesti tagasi Inglismaale. Et meie protsess oligi niimoodi, et 6 aega seal ja siis 6 aega vaata Eestis. Et siis kui tagasi läksin, siis oli juba nüüd haavad kinasti ära paranenud ja siis tehtigi esimesed proteesid, esimesed ülsid, kõik muud asjad, et hakata vaikselt harjutama. Et esimest korda, kui mul proteesid alla pandi, et ei teatud õiget pikkust, et kui pikk ma tahaks nagu olla. Siuke küsimus, jah. Jaa, selles mõttes oligi see, et siis oli, pandi mingi hästi pikad torud ja siis lõpuks ma olin mingi 20 seal, kui vaata pikk. Siis ma olin peapidi laes. Siis mõtlesin, kulge, et teate, et tehke ikka lühemaks, et nii pikk ma kindlasti ei taha olla. Et muidu ma enne õnnetust ma olin 189 pikk, nüüd ma olen 185 või 184 midagi sinna poole. Et kui natuke grammi võrra väiksem olla, siis tasakaal on vaata veel parem. No ja tunduks see, et mida maad ligida, seda parem tasakaal. Jah, täpselt.
ja see oligi, et esimesed proteesid ja siis hakkaski see intensiivne füsioteraapia, harjutamine ja kõik muud asjad, noh. Aga see on see, et nagu ma ütlesin ka, et sa pead ise ka vaeva nägema, et noh, ma tean nagu meilgi on, et füsioterapeut nagu sunnib sind tagant tegema, aga see on see, et jah, tund aega teed, aga mis ülejäänud päeva teed? Sa peadki enda vabast ajast tegema, sa pead tahtma, käidki iseseisvalt harjutamas. Ja kõige olulisem proteesi puhul on see, et nagu, et noh, on tähtis küll see, et mis jalalaba sul on ja mis põlvesõlmed sul on, aga kui ikkagi nagu see üldsus on see, et kuhu see kõnt võtta nagu sisse võtta läheb, aga kui ta ikkagi sulle nagu valu teeb, see ei sobi sulle, siis vahet ole, et olgu all sulle, ma ei tea, ükskõik milline asi, milline põlvesõlm, milline asi, sa ei saa kasutada. Et see on kõige keerulisem, kõige raskem töö üldse, noh meistrite puhul, see üldse vaata sobima saada, sest kõndid on nii erinevad, kellel pikemalt, kellel lühemalt, kellel rohkem pehmekudet, kellel vähem, kellel lihtsalt konkreetselt nagu luu ja nahk, kellel on luuosad hästi palju väljas, see nii varieerub. No kuidas sa lähened sellele, et ma ei tea, loogiliselt võtakski, et see kõndi koht on, noh, ma ei kujuta ette, kui sul luu hästi lähedal on, see võib nagu jube olla, on ju, et sul, noh, ma tean, et tatoveerides on hästi rõve, kui luu kohale tehakse, on ju. Aga et siis peab olema mingi tohutu siuke seal pehmendus ikkagi all või siuke, ma ei kujuta ette, et kuidas sa nagu lähened sellele. Esialgu on see, et on, noh, ütleme säärproteesi pool on see, et noh, on silikoni üldsus, mis läheb sinna kõndi peale. Ja siis selle pealt sa võtad nagu kipselendi. Ja siis kõigepealt märgid sinna riiete peale mingid need luuseid kohad, märgid kõik ära. Kipsilend on võetud, lähed teise ruumi, valad selle negatiivi, kipsi täis, tegid positiiv. Ja siis sealt hakkagi võtad kokku kas 4%, 5%, aga kui sa oma kätega juba nagu katsud ja tunnetad see inimese nagu neid kohti, juba tead, kus sa võid nagu rohkem survet anda, kus vähem anda, kus sa võtad näiteks nende luiste kohta võtta üles ehitama. Sest hülsi, selle proteesi hülsi puhul üldjuhul surve peab olema võrdselt iga terve kõndi peale ära jaotatud. Mõnel poolt sa võid rohkem panna, aga see ei tohi ka üleliigselt panna, siis ikkagi hakkab sul valus. Et noh, see on lihtsalt, läheb metsa, üldjuhul me teeme testülsi, et siis see on see, et sellega saad mängida, saad kuumutada, ruumi juurde anda ja nii edasi. Ja ütleme, inimene kannab seda testülsi paar nädalat, 6 aega, mõne puhul isegi, kui on hästi keerulised juhtumid, on lasknud isegi pikemalt kõndida. Ja kui see testüls sobib, et siis tuleb nagu see lamineeritud üldse, see on juba see lõplik üldse, mida pärast enam eritavate muuta ei saa. Ja kõnt ikkagi sul aastate jooksul ta muutub. Kellel rohkem, kellel vähem. See on individuaalne inimeste puhul. Mõned tunned jäävad elu lõpuni tundma sellist nagu fantoomvalu. Tunned seda jalga või labajalga, mida sul enam alles pole, et mida varvas sügeleb, talalt sügeleb, kannalt sügeleb, ükskõik mida. Tunned sa reaalselt seda, et sul, ma ei tea, varbaid tunned vahepeal? No see mõttes, kui ma praegu enda peale mõtlen, kui ma praegu niimoodi mõtlen, ma tunnen küll, et ma näiteks liigutan praegu suurt varvast. Ma ei näe, aga selles mõttes kuidagi jalas või on kõik vaat olemas, ikka see tunned natukene. Ei, ma mõtlengi, et see on ju kõik selles mõttes ajus on olemas sul see varvaste koht on. Jaa, kõik on ajuga vaata seotud. Et minul on näiteks see, et minul fantoomvolud on aastas võib-olla mingi paar korda ainult. Pole väga tihti. Selles mõttes, aga tood tugevalt. Aga mõnel on ikka see, et kell nagu püsivalt on juba segab näiteks mitte kas magamist või üldse nagu askeldamist, et siis on juba selle jaoks nagu eraldi teraapiad või on näiteks vastav tabletid ka. No kui kaua läks aega siis selle hetkeni, kui sa täitsa iseseisvalt kõndima hakkasid? Minul läks natukene kauem aega, selle mõttes, et mul põhimurre on see, et just oli vasaku ja lähepärast miks on see, et mul kõnt on hästi keeruline, ta on hästi luine ja põhiliselt ongi, et mul on luu ja nahk. Ümber mõõt võib-olla on mul kõndil juba mingi umbes nii palju. Ja Inglismaal ei saadud nagu, et tehti need hülsevad hästi palju, lihtsalt ei saadud sobima. Et kandsin küll ja selle tunnen ikka sobi, et jälle kõnt puruks ei saa kanda. Aga lõpuks on see, et korralikult nagu selle hülsi alles, kui ma läksin Ameerikasse õppima seda proteesimeistriks, et seal siis lõpuks tegin ise endale ise ja võtsin kipsi, ise proovisin, läks metsa, proovin uuesti, kuumutasin, andsin ruumi juurde, sain sobima. Tegid ise endale perfektse siis, jah? Jah, ise võtsin kipseljandi, siis täpselt see hetk, kui me õppisime proteesimeistriteks koos Antiga, et
ma olin ideaalne patsient, kuna endal mu jalgu on, siis laske õiet. Üks võtab ühelt jäljendi, teine võtab teiselt jäljendi ja saamegi proovida. No see, ma kujutan ette, kui sa ütledki, et sul on köndi läbimõõt on selline, et siis on ta ikkagi väga keeruline ja noh, et kas seda juttu ei tule, et kuule, et võtame sul siis luud veel maha, et siis tuleb, tõmbame nagu tasapinnaks ära. Ei, see mõttes see, et on küll võimalik teha vaata need köndikohandusoperatsioone. Ma olen küll mõelnud, et näiteks võtta kus mingi kas nahka rasva siirda, näiteks see könti vaata juurde teeks paremaks. Aga praegu mul nagu on kõik korras, et see mõttes, et ei sega vaata mu elustiili mitte midagi. Et muidugi ma saan aru, et mul on ka neid pole iga päev nagu ideaalne, nagu tänagi, et tunned, et jalad mega rasked, ei tahavad eriti kõndida või on tundlikud. Et aga see ma küll selle peale pole veel mõtlema hakanud, et võiks mingi operatsiooni taha või midagi taolist. Et kui kunagi tõesti hakkab tõesti ütlema, et ei saa nagu ülsi, nagu proteesi ülsi sobima, et see juba, et siis on juba teine asi. Aga ma püüan seda asja edasi lükata, mul pole vaja praegu. No siis sa põhimõtteliselt, millal sul see mõte tekkis, et siis hakata ise tegelema sellega ja reaalselt minna USA-sse õppima proteesimeistriks? See mõte oli, mitte see mõte, aga ma olin ise Ida-Tallinna Keskalases taastusravil. Ma olin seal mingi 5 päeva sees, et siis seal oli üks suur koosolek, kus tuli tähtsad ninad kohale ja siis kutsuti mind ka millegi pärast. Ma olin väike nina. Et siis tehti nalja, siis räägiti, sellist keskust tegema hakata ja siis seal keegi viskas nalja, et ma teis, kuule, kas ei tahaks ise nagu meistriks hakata või. Ma mõtlesin täna ei, et mul on nagu teised plaanid. Siis läksin koju tagasi, siis käisin veel Inglismaa vahet ja siis tehti avalik konkurss, et nagu see proteesimestri ameti koha peale. Ja siis mõtlesin ka, et ma ise kodus olen juba neid proteese nii palju võtta, enda proteese minut mänginud, saaks korralt kõndida, mõtlesin, miks ka mitte kandideerin ka, osutusin valituks. Siis esimene reis oligi, et 2013 aastal oktoobris oli esimene reis Ameerikasse, et üldjuhul olime Ameerikas 2 kuud, siis olime kodus natuke aega, uuesti 2 kuud kodus ja uuesti 2 kuud. Et see oli puhtalt nii, et praktika ja kohe käed külge, teooria tuli käigu pealt, et õppisid oma vigade käigus. Aga et kuna see amet on ka selline, saad ülikoolis õppida, mitte Eestis, Norras, üldse nagu välismaal, et see on nagu 3 aastat pluss veel praktika aeg. Et on ikka pikaajaline vaata protsess. Aga et sa võid selle teha küll, et kui sa ennast lõplikult nagu mugavad selle ametil vaata tunned ja võib kuluda sulle aasta, 2 aastat, 3 aastat. Et õpidki oma vigadest, mis teed valesti, okei, seda ma tean, seda ma ei tohi teha. Või see, et ma pean teistmoodi tegema. Ongi. No mis sinu hinnangul, kui sa nüüd ise nii-öelda patsiente vastu võtad ja teed neile proteese, et kujutaks ette, et seal ongi, nagu me rääkisime ka, et üks asi on see füüsiline pool ja need keerukused aga siis on ka see vaimne pool, et üleüldse tegelikult sa oled ikkagi nagu ühe osa oma kehast ära kaotanud ja see raskendab kogu su igapäevast toimetulekut ja nii edasi, et seal on nii palju nagu protsessi, et mis see kõige raskem asi on, et inimeste jaoks, et kui sa just jalaproteesidest räägid, et mis otseselt mõjutab liikumist? No meil on praegu selline asi, et üldjuhul on see, et me võtame inimese haiglasse sisse. Et kui ta on proteesimis valmis, ta on 10 päeva sees kuni 14 päeva, siis selle ajaks valmistada proteesi. Ja meil on multidistsiplinaarne nagu see koostöö, meeskond, kus kuulub nagu füsioterapeut, proteesimeister, tegevusterapeut, arst, on ka psühholoogid. Nüüd on meil haiglas ka kogemusnõustaja. Et näiteks kui inimene tahab näiteks rääkida kellegi, ta on see variant võtta alati olemas. Aga kõige raskem ongi ju see, et kuna esialgu protees sinu jaoks on nagu täiesti võtta võõrkeha, sa ei tea, mis asi on, sul pole see tunnetus, sul pole mitte midagi. Et sa põhiliselt on see, et okei, üks jalg on sul näiteks alles, aga sa pead hakkama uuesti nagu kõndima, pead kohanema. Sa ei tea, kus kohas sa näiteks paned proteesi maha, sa ei tea, kus kohas on. Sa vaatad alati maha, et läheks õieti. Ei tuleks mingi hästi pikk samm, et sa ei koperdaks. Aga mida kauem sa kõnnid, lõpuks sa ei vaata maha. Välja arvatud siis näiteks, kui sa oled tõesti metsas või näiteks Eesti talvedega. Tänavad on. Nagu kartulivood tegelikult mõnikord. Siis ma vaatan kogu aeg maha. See, et piisab mõnikord, et ühe pika sammu või astub millegi näiteks mingi jääkamaka peal, oledki pikali maas. Ja pärast püsti saada natuke keerulisem. Aga et me õpetamegi inimestele, et kuidas ta alustab nagu see kõndimist. Mida ta peab tegema, mida peab jälgima. Esialgu on kindlasti tähtis see ka, et nagu et ei hakkaks vaata üle pingutama, et paljud mõtlevad niimoodi, et mis see proteesiga ikka kõndimine on.
ei ole midagi, panen proteesi otsa, kõnnin, tšaupaka ja kõik, ei ole, see on protsess, see läheb sulle aega. Et paljud mõtlevad, mitte ainult proteesiga kõndimisel, aga paljud kõrvalvaatajad, üldse tavainimesed võivad mõelda, et mis see proteesi valmistamine ikka on. Tegelikult ei ole, see on ikka nagu, meistrit on hästi palju närvipinget, et see üldse just sobima saada või et see, et esmane proovimine, sõnade peale lugemine, õpetamine, mõnikord inimene sul näiteks nädala jooksul, ma ei tea, mingi 5 korda vastuvõtul käia, et lihtsalt nagu natukene pool kruvipööret, joondatus kõik kohe muutub, on ilmselt parem kõndida või üldse natuke vaja muuta või see on nii, pole nii kerge nagu välja paistab, aga see teebki välja kutsuvaks selles mõttes, aga samas ka heaks, et teeb head meelt, et näeme, et inimene tuli, oli ratastoolis ja läheb minema kas karkudega või on see, et kasutab proteesi. Jätkab nagu peab kohaneda uuesti uue eluga, mis tal nagu enne peale amputatsiooni võtta on, lihtsalt kohaneb, teeb teatud asju teistmoodi, mida ta enne tegi nagu tavaliselt. Milline see proteesitehnoloogia tänapäevaseks on, et kas seal, ma saangi aru, et seal on ikka väga-väga suur erinevus ja see päris puust piraadi jalge enam nagu alla ei panda, et nüüd on, mis materjalist neid üldse tehakse või kuidas see tehnoloogia nagu areneb? Seal proteesi puhul on erinevad nagu need seal komponendid, et on ka erinevad hülsid, ühed on süsinikkiuksthülsid, mis on nagu kallimad, nad on jälle kergemad, tugevad, teised, mis on nagu erinevate materjalide segu, kus on süsinikkiuht tugevduseks pandud ja on nahavärvi. Nad on veits nagu, selles mõttes grammi võrra võtta raskemad. Siis on erinevad põlvesõlmed ja ka hästi erinevad jalalabad. Et ütleme näiteks need jalalabad, mida mina kannan, on mehaanilised ja neid ma olen juba, osalt ma ei mäletagi, hästi pikka aega kannud. Mis see tähendab, et nad mehaanilised on? Nad ei ole elektroonilised tegelikult. On ka olemas elektroonilised jalalabad, kus sul nagu hüppeliiges liigub, nagu sul enda jalg. Saad arvutusi kõik ära reguleerida, vastad inimese vajadusele, et kui kiiresti näiteks hüppeliiges sul maha läheb või põlvesõlmed on samamoodi, et kui kiiresti nagu ette liigub, kui tahad istuda või trepist alla minna, et kui kaua palju ta sind tagasi hoiab ja saad, see nii palju vaata nii spetsiifiliseks läinud, nii palju elektroonikat täis tegelikult, et saad kõik need asjad teha, mida inimene soovib. Ja selles mõttes on ta kindlasti võrreldav sellega, et kui tänapäeva autosid vaadata, siis varem oli ka auto oli mehaaniline objekt mootoriga masin, aga tänapäeva autod nad hakkavad rohkem meenutama arvuteid, mitte, või see kõik on nagu niivõrd keeruliseks läinud, et proteesidega võib-olla siis selline sama trend natukene. No ütleme niimoodi, et eks meie nagu Eesti riigis on paika pandud teatud tingimused, näiteks kui inimene tahab saada, ütleme, kellel on reiamputatsioon, tahab saada näiteks elektroonilist põlvesõlme, et siis ta peaks nagu ikka näitama, et ta nagu seda väärt, et naasta tagasi tööle, tahab tööd teha, et enne tuleb katseta ka teisi mehaanilisi põlvesõlmes, et järsku sobivad mehaaniline hoopis, mitte elektrooniline. See on nii keeruline selle puhul, et see ongi see protsess, et katsetusperioodid ja kõik muud asjad lihtsalt proovida erinevad põlvesõlmesed näha, mis sobib inimesele vaata kõige paremini. See ongi siis vastavalt paberimajandus ja siis kõik ka seda proovimise tegemised. Kui jalalabast rääkida, siis kas see on kõige efektiivsem? Kas inimese jalalaba kuju on kõige efektiivsem? Või ma mõtlen, et kui panna protees, äkki sinna panna üldse mingi siuke ämblikulaadne asi alla, mis on, ütleme, siuke ühtlane suur ring, mis on äkki teeb veel nagu stabiilsemaks kõik. Ei, sa võid sinna igasugu asju olla, kui sa tahad, siis lase fantaasia käia, aga üldjuhul on jalalabad tehtud samasugust, nagu on sul endas. On seal 5 varvast, on suure ja väikse varba vahel on see kava tehtud, saad ikkagi plätasi kanda, kui sa tahad. Selles mõttes, aga jah, sa võid teha, ütleme, need mingid tümargused jalalabad sinna alla panna, aga mismoodi sa jalanõusi paned? No jalanõudele ma ei mõelnudki, jah. See võid ükskõik, mida sinna alla panna selles mõttes. No ongi, äkki sul on mingisugune, teed mingi tohutu ilmastiku kindla sellise, vajutad nuppu, siis tulevad naelad veel välja talvel nagu. Jah, see on inseneride töö. Ja jalanõudele ma ei mõelnudki, jah. Et selles mõttes tõesti, et ega kui peale vaadata, ega ju inimene aru ei saa, et sa proteesi kannad, et lonkad natukene, aga kui riided ja kõik jalanõud ja kõik on seljas, et siis ei paista see välja. Inimesed, minu puhul on jah hästi palju, et ütleme, see on, miks ma rõhutangi see
taastusravi, füsioteraapia, üldse kõik, et kui inimene tahad, sa saad kõndida niimoodi, et sa ei saa ka aru, et sul on nagu proteesid. Mul on kergemalt, mul võtab põlved, et noh, näiteks üks sõber, et tal on mõlema jala amputatsioon reiest, et temal on ka, et näiteks kui tema paneb nagu pikapüksid jalga, täna vaatab mingi väike loom ka, kuidagi imelikult kõnnib kanget või võib-olla tegi trenni või midagi taolist, et selles mõttes, aga noh, ta kõnnib vaata nii hästi. Et see ongi see, et sa ise pead ka tahtma, et noh, mõtlesin, et meil on 6 aega kodus ja 6 aega Inglismaal, aga see, et noh, Inglismaal tegin iga päev, aga see tähendab seda, et ma läksin koju puhkama, 6 aega nüüd lihtsalt lebotasin, ma ei teinud mitte midagi. Ei, võtsin jätsin kava kõik samaks, mis meil Inglismaal oli, ta oli kergem, aga ikkagi ma tegin neid harjutusi, kõndisin karkudega, proovisin oma keha kontrollida, keha tüve kontrollida, tegin selle valesti, ma ei tohi niimoodi teha, et ma võta rahulikult. Et see ei ole niimoodi, et ütleme 6 kuu pärast või ma ei tea, mingi 2 kuu pärast, aasta pärast, et ma kõnnin nagu ideaalselt. Et sellega lihtsalt läheb aega. Kellel kiiremini, kellel osal kiiremini, osadel läheb kauem aega. See on see, et ei ole paika pandud mingit, et võidaks harjata küll, et et ma nüüd mingi 6 aega pärast kõnnin, et noh, inimene tuleb kohale, ma 6 aega pärast kõnnin, saab proteesi kätte, et võtan tagasi, räägime 6 kuu pärast uuesti. Ei no ma kujutagi ette või see sinu jutust tuleb ka väga hästi välja, et seal on ju üks protsess on see kõndima õppimine, aga enne kui sa üldse seda teha saad, siis sa peadki selle proteesi saama nagu selle hülsi seal paika, et sa üldse saaksid hakata harjutama, et sul ei oleks, sa ei peaks valudes kõndima kogu aeg või midagi katki läheks sealt. No teine asi on see ka, et näiteks kuna minul oli mõlema jala amputatsioon, et siis sa pead oma füüsilist poolt ka tugevama hoidma, et proteesida võtta saamiseks. Et näiteks kui sul üks jalg on nagu alles, et siis seda jalga tuleb kindlasti treenida maksimaalselt palju, et mida tugevam ta on, seda kergem on sul alustada ka see taastus, seda teekonda proteesimisest kuni lõpliku see käimisega. Ja, kas sa ilmselt siis saad teha ju ülakeha trenni, saad ikkagi teha väga kergesti, et see nagu ei mõjuta, ma ei tea, lõuga tõmmata või midagi? Jaa, ülakeha trenni kindlasti, sa mõttes käed tugevad, ülakeha tugevad, sa kõik asju vaata teha. Et see ei pane nagu sul nagu piiranguid. Et ma tean, et päris palju on niimoodi, et tahetakse, lüüakse käega. No kui sa oma asendusse ära lähed ja jääd vedelema diivanile, siis täpselt, aga see on see, et lihtsalt ma tean, et mõni võtab seda asja, inimesed närgavad hästi erinev, kellel kõrgem, kellel madalam. Aga see on see, et näiteks kui sul ongi tõesti vaja rääkida kellegiga, siis on vastavad inimesed kõik olemas, sul on võimalused vaata alati olemas. Ja enne sa lugesid neid ameteid, mis teil kõik seal taastusravis on, et kogemusnõustaja, ma kujutaks ette, et mõne inimese jaoks oled kindlasti sina kõige parem kogemusnõustaja, mitte eraldi inimene selle jaoks. Meil on selline kogemusnõustaja, temal on ka jalaprotees. Ta teab ka seda väga hästi. Ja siis on kogemus olemas. Jah, kogemus on väga suur. Aga üldjuhul on see, et ma ikkagi räägin enda kogemusest ka hästi palju, et annan soovitused, mida tuleb nagu jälgida. Just eriti näiteks väljas kõndimisel või mis võib juhtuda või mismoodi siis tead, mis näiteks, et talvel just eriti, et mitte väga pikkasid samme teha, jälgida sammu pikkust või on see, et kasutada jäänagasi, et ei libiseks nii palju, mis jalanõud võiks olla ja nii edasi. Mis see kõige raskem osa kõndimisel on? Kas ongi talv ja libedus või? Minu jaoks ausalt see on talv ja libedus. See on see, et on, kui ma praegu näiteks siin kõnnin, praeguse sügiste ilmadega, ma saan normaalse sammu teha, pika sammu, ma ei pea maha vaatama, vabalt saan kõndida. Aga see on, kui talvel juba nagu jään, siis ikkagi sa pead maha vaatama, teed nagu väiksemad sammud ikkagi. Aga kui sa teed väiksemad samme ja sa pead rohkem samme tegema, siis tänu sellele see energiakulu on palju suurem. Ja ta väsitada võib kiirnevalt ära väsitada. Ja see on täiesti ette kujutatav, et inimesed kõik, kes kõnnivad, on ju talvel libeda jää peal, siis paratamatult sa teed väiksemad sammud ja siis alati mina tunnen ka, et sa hoiad ju keha pinges. Kontrollid. Et sul oleks nagu iga hetk võid kuskilt libiseda. Jah, ongi. Et see on ka, et mõni vaatab küll, et miks on nii aegselt, et las vaatavad. Et tal on pikapüksid, kui ilmad soojamaks lähed, ma käin põhiliselt pool aastat käin lüükste pükstega ringile. Inimesed ikka vaatavad. Mõni ta pilti üks hommik tahtis, võtsin Olerexis kohvi, läksin tööle, tuli mingi rulata. Oi, sa on nii lahe, teen selfie. Tegime keset Olerexi selfie. Lapsed vaatavad. Mind ei häiri, Ei, inimene paratamatult, ma ise ka just vaatasin, oli, et ma käisin spaas ja siis vaatan basseinis on 2 inimest.
ja mängivad hästi hoogsalt omavahel palli, mingi paar mees ja naine on ju. Ja nagu viskavad ja püüavad ja lendavad vette ja nii edasi on ju. Ja kuidagi vaatasin lihtsalt mängivad hoogsalt palli on ja siis kui nad basseenist välja tulid, siis ma vaatasin naisel oli mingi eriti kuidagi high-tech'i oligi vist see süsinikkiust, see muster, see tume mustast on ju, et tal oli üks jalg oli selline ja siis kohe lihtsalt paratamatust näed on ju, et see on midagi teistsugust või jalg ei näe välja. Ongi see proteesid on jooksuprotees olemas, on veekindlad proteesed, mida saabki kasutada ujumas, pesemas käimiseks, saunas käimiseks ja põhiliselt kõikide meres käia, reisidelt käia, neid me oleme ka teinud inimestele, et hästi paljud inimesed reisivad, aga proteesed, mida saaks näiteks kasutada, ütleme näiteks pesemal käimiseks või näiteks see, et uuesti kus veekogudes minna, et kasutada maksimaalselt võimalused ära. No jah, ei tohi ju tegelikult proteesi nagu rooste lasta on ju. No seal, kui seal on mingid väga suured metallelemendid. Jaa, seal on juba teised komponendid, et seal peab kõik need korrosioonikinnad olema, et see on juba nagu teised need adapterid ja kõik asjad on täiesti erinevad võrreldes selle tavaproteesiga. Teised jalalabad, et mis nagu veekindlad ikkagi see, et nagu et ma lähen vette, et selles mõttes nädala pärast tulen tagasi, võtta mingi roostunnik ongi kõik, et see rohkem kasutada ei saagi, ei. Ta peab ikkagi vaata kestma. Aga üldjuhul on see, et nagu vaadatakse protees on igavene, et ei ole igavene, mingi periood saab kindlasti pead ümber vahetama, et ta on kuluvahend. Et piisab sellest ka, et näiteks enda puhul on see, et kui ma ühe kord tegin proteesid, kehakaal on selline, järsku võtsin kehakaal hästi palju juurde, siis on pinda ära vahetama. Sest ta on ka kaaluvahemikud, mis on paika pandud just jalalabadele. Et kui jäigad või pehmed nad vaata on. Et see kehakaal tuleks ka vaata hoida. Ja nüüd, kui sa mainisid neid jooksuproteese, siis mul tulevad ette need hästi siuksed jäigad. Ümmargused, pool kuu selles mõttes. Ja nendega tõesti inimesed jooksevad ja jõhkrad. Ma ei tea, kas see on kõige mingisugune tehnoloogiliselt arenenum protees? Ei, seal on teisi ka. Selles mõttes, need on, mul olid ka jooksualad on ka erinevad. Osa on see, nagu ütlesin, nagu pool kuu, eks ole ju, aga minul oli ka endal jooksuproteesi, kus oli nagu pool kuu ja siis oli nagu see, ütleme, see laba oli seal all. Et see on see, et ma sain nagu joosta, aga ma sain veel kõndida ka sellega, selles mõttes. Aga siis on nagu, et tehakse ka protees inimestel, kes nagu lumelauaga sõidavad. See on juba nagu, ütleme see reieprotees näiteks. See on see põlvesõlma juba tästi teine. See tundub ulme ju, siis sul on vaja seda vetrumist. See on kõik asja, see on juba nii spetsiifiline eri. Siis on kõige arenud on üldse nagu, mis me oleme pannud alla nüüd ukrainlastele, et on Gino X4-ad. Et see on kõige parem protees nagu üldse, mis nagu praegu seni võimalik maailmas turul saada on. Et esialgu oli X3, see oli X3 üldse arenduse tellis Ameerika Ühendriigid Otopokist. Miks? See, et kui hakkas seal Iraagis, Afganistanis sõda pihta, siis nägid, et jalgade jäsemete kaotusvad hästi suur oli. Ja siis nad esitasidki Otopokile, see on kõige pikem aegsem proteesifirma, mis üldse nagu maailmas töötanud on, milles 100 aastat juba. Esitasid palve, andsid ette nagu tingimused, millele see põlvesõlm võiks vastata tegelikult. Ja see arendus kestis, ma ei tea, aastaid enne, kui see tuli üldse turule. Ja siis, kui need põlvesõlmed nagu turule tulid ja oli ka eestlased, ka eesti kaitslased saavad samasugused, läksid tagasi missioonidele. On meie poisid samamoodi, kellel on jalaamputatsioon, on uuesti tagasi läinud missioonile. Päris huvitav, et põhimõtteliselt ikkagi on see nii-öelda trend või see suund on ju, et mida tehnoloogiliselt arenenum protees on ju, seda rohkem kasutusvõimalukus. Jaa, teeb sul käimise palju lihtsamaks, palju kergemaks, rohkem dünaamilisemaks, selles mõttes loomulikumaks. Jah, iga proteesiga, näiteks mehaanisega kõnnid kulutad energiat rohkem, elektroonilisega sa kulutad vaata palju vähem. Aga see on ka vastavad hinnad nii varieeruvad. No jah, kujutaks ette, et ilmselt päris sellist proteesi ei ole olemas, et inimene paneb endale 2 jalga alla, vajutab nuppu ja nad ise kõnnivad tema eest, et tema lihtsalt joystickiga laseb suunda. No mul võiks ka need olla ausatades, et lähen baari, tavai, koordinaat sisse, tavai vii koju. Ise jääd magama. Et käeproteesid on bioonilised olemas. Bioonilised tähendab seda, et liigutas mingid musklid närve, eks ole, siis vastad saad sõrmede neid asju vaata muuta. Jalgade omasi vaata veel ei ole. Et kindlasti vaata katsetuse järgus ja nii edasi. Et on ka tulnud, ise lugenud need teaduslik ajakirja, jälgunud neid teatud kanaleid, et tehakse käte siirdamisi juba.
et kui inimesed on käe ära kaotanud, ongi, et on mõlemad näiteks kaotas lapsel mingi käed ära, noh mingi õnnestu tagajärjel tehti nüüd käte siirdamine ja hakkaski tööle, tundlikust kõik tuli tagasi. Päris hull ju. Jah, operatsioon kestab küll väga pikka aega, aga sellega on teatud ohud, et noh, sul keha võib selle nagu uuesti ära hüljata, kas võtab omaks või mitte. Et see kõik on nagu see arendamisprotsess, vaata mis tehakse tegelikult. Et noh, praegu on ka, tuli ju kas Lõuna-Koreast välja mingi uudis, et on võimalik juba hambaid tagasi kasvatada. Noh, vast on see, et sa saad jalgu tagasi kasvatada, miks mitte ne? Sisalikud saavad ju, ma ei tea, nii kui tehakse katseid ju näiteks ju, et sisaliku võimalus see saaba tagasi kasvatada. Ma olen kuulnud ka seda jah, et laboris proovitakse organeid ka kasvatada. Jah, tehakse kõik asju, 3D printimine, hästi arenenud, selles mõttes, et see on kõik nagu, et ühe aastaga võib muutuda nii palju, näiteks eelmast tehti sellist asja ja aasta pärast sa mõtled, ossa vana, see on juba vana tehnoloogia, et nüüd juba sinnamaani jõudnud. Et see on see, et meie töö peal üleüldse nagu see, et sa pead ennast kogu aeg kursis hoidma, sa pead ennast arendama, tehnoloogiad muutuvad, materjalid muutuvad, kõik muud asjad võivad muutuda. Et see on see protsess, mida kogu aeg õpid. Kas päris mingit sellist supermehelikku asja ei ole, et sa näiteks proteesidega, sul on sellised jalad all, et tõused teisele korrusele ja siis astud sinna sisse, siis tuleb jalg jälle tõmbab kokku ja astud vaikselt aknast niimoodi sisse. Ei ole. See mingi nagu raudmees või midagi taolist, seda ei ole kahjuks. Võib-olla kellegi kuskil mingi salalabaris on, aga ja äkki see USA seal kuskil ikkagi Tapa ja need. Ja seal arendatakse kindlasti mingisuguseid hübriidsõdalasi. Ei meestaks mitte midagi. Aga kui rääkida sellest vaimsest poolest, siis sa ütlesid päris hästi, et see sõltub nii tegelikult inimesest, on ju. Et mõni inimene ongi, ma ei tea, kas siis optimist ja pessimist või mõni inimene võtab nagu hästi stoiliselt kõike seda, mis elus juhtub, et nüüd juhtus niimoodi, ma ei hakka nagu seda oleksile ja poleksile mõtlema üldse, et ma tegelen selle uue olukorraga, on ju, ja ma lähen edasi ja positiivselt saab edasi liikuda, on ju. Ja mõni inimene jääb tohutult nagu vaagima sellesse. Depressiooni ja stressi ja kõik asju. Et mis see sinu nagu soovitus on inimestele, kellel on juhtunud mingi siuke õnnetus? Seda soovitus on nii raske tegelikult anda. Mina ise endale olen võtnud ühe lause, mis ma nagu Inglismaal ise välja nuputasin, et on see, et kui mul tõesti halb aeg oli, need ebaõnnestunud tuli hästi palju ette, toob siiamaani ette, et igas halvas on midagi head. Lihtsalt pead selle hea vaata üles leidma. Näiteks see, et jah, okei, mul juhtus õnnetus, mul pole jalgu, aga mul on proteesid. Ma olen elus, mul on põlved alles. Ma teen seda tööd, ma saan nüüd teisi aidata. Või nii see näiteks, et mul on perekond, kes toetab mind. Et ma saan aru, et kui inimene kaotab mingi jäseme, on raske rääkida inimesega, kellel on kõik 4 jäset alles. Üldjuhul tahetakse rääkida sellise inimesega, et kas mingi kogemus nõustama, kellel on mingi või psühholoogi vastav kogemus olemas, või üldse inimesega, kellel on oled samas situatsioonis. Et tead, mida sa hakkad nagu see uus hakkab nagu läbi tegema. Ja see annabki tegelikult ka hästi vaata palju juurde. Et meil on üldjuhul on see, et näiteks kui on tõesti mitu proteesi patsiente meil korraga vaata haiglas sees, me paneme nad, püüame nad ühte palatisse panna, miks? Nad saavad rääkida, nad saavad suhelda, kogemusi jagada. Kõike. Ja kui inimene tõesti tahab rääkida, ma mõtlesin, võib vabalt. Kõik ma olen valmis nagu suhtlema, aitama, nõu andma, ükskõik mida tegema. Selles mõttes, kui tõesti abi vaja, siis tulebki rääkida, abi otsida. See on see õige point ja millest me ka enne rääkisime, et kogemusnõustaja kindlasti oled ka sina nagu üldisel tasandil väga hea, sest sul on enda kogemus, on ju, aga kui teil on ka juba proteesiga inimene on olemas, on ju, et see on see sama põhimõte, et mul on raske uskuda, et et alkohoolik läheb mingi nõustaja või psühholoogi juurde, on ju, ja siis see psühholoog hakkab talle nõu andma, kes ei ole kunagi ise alkohoolik olnud, on ju, et siis on võib-olla inimesele endale ongi nagu raskem võtta seda inimest tõsiselt, kui ta tegelikult ei tea, et mis ta läbi on elanud või mis ta hakkab läbi elama. Ongi, aga see kõik, ma ütleme, see ka nagu, kes tegeleb üldse nagu selle vaimse poolega. Et on see ka kindlasti sellest, et kui palju see inimene, kes tegeleb sellega, on uurinud selle kohta. Ta ei pea olema läbi elanud nagu näiteks, oled näiteks alkohoolik või narkomaan või suitsiidimõtted, jalakaotus, ükskõik mida. Aga kõik oleneb vaata inimesed, kellega ta nagu räägib nendel teemad. Ta peab olema kursis ja kindlasti see, et sa ei saa võtta nagu ühte sama lauset. Iga inimene vaata erinev. Sa ei tohi kasutada niimoodi, et räägin, ütleme 100 inimesega
mul on tekst juba kõik ette pandud, ühed samad küsimused, ühed samad nõuanded, ei. Igal inimesel nagu erinevad nagu nõuanded, erinevad kogemused, kõik asjad loevad selle puhul rolli. Et kui ikkagi sa tahad, et siis sa ei pead ka ennast nagu selle teemad ja nende asja hästi palju kursis hoidma. Et see on ka nagu, sa õpid teilt, nagu öeldakse, õpid terve elu, suled ikka lollina. Lihtne. Meie töö, see on kõigis ametites niimoodi. Meie töö puhul natuke keerulisem, sa peadki kogu aeg konkreetselt nagu kätt pulsil hoidma, arendama, et need artiklid tuleb nii tihti tuleb välja. See on ka vaimse poole pealt, see on ju suht kaardistamata ala tegelikult, millest palju ei räägita. Ja Eestis on tõesti, ma ütlen, et psühholoog on, psühhiaatrid on, kogemusnõustaja on tõesti vähe tegelikult. Ja nendest on küll puudust, et ükskõik mis teemadel rääkida, mitte ainult proteesidest, aga üleüldse nagu vaimse poole pealt. Mis proteesid maksavad? See tundub päris kallis lõbu. Mis maksavad või? 1000 euros kuni 100 pluss. 100 pluss 1000 euri, jah? Jah. Need on siis pigem need elektroonilised? See on juba, mis on kõige parem põlesõlmega proteesid. Ja seal tulebki see arendamine ja see, ma ei tea, materjalist ilmselt ka sõltub. Seal on garantiid ja kõik asjad. Selles mõttes on see, et kui tehakse juba nagu nii kallis saata protees, siis on see, et pakutakse 2 garantii võimalust. On kas 3-aastane või 6-aastane. Igal juhul sa võtad 6-aastase. Aga sa maksad ka jälle selles mõttes. See on juba, kuna see on nii elektrooniline ja see on kõik torud juba isegi juhtmetega ühendatud olla, et sa pead ühendada toru ja põlesõlme koos juhtmetega ära takk otsa. Et see teebki asjad teeb nii kalliks. Aga see on ju, mis on nagu firmadelt välja arendatud, nad töötavad. Esiteks on tõest, kõik on ära tõestatud, see ka, et, ju, et nii suur muutus, et kas sa kõnnid ikka nagu elektroonilise põlesõlmega, et sul palju parem, palju mugavam. Aga see ei tähenda seda, et nagu kõik peaks nagu elektroonilist põlesõlmu või elapäevata saama. Jah, ma tea, see riigi poolt toetatakse ka seda, et kui inimene on mingi õnnetuses kaotanud. Et... Ja, selle mõttes on see, et riik toetab, et üldjuhul on see, et on 10% ja proteesi maksumusest inimese enda kanda. Aga kui tõesti ütleme, et inimesed näiteks on tõesti kas kallimate proteeside puhul või on näiteks rahaline võimekust ei ole, et siis saab teha alati eritaotluse asutus Sotsiaalkindlustusametisse, et siis nad üldjuhul vähendavad oma asutuse nagu 5% peale. Et ikka on see suur vaja sees, et kas sa maksad, ma ei tea 5000 või maksad 2500. Jah, ma mäletan isegi, et ma olen ju neid ortoose kõvasti ostunud ja siis on ka see ortoosi soodustus on hästi jõhker tavaliselt, et ongi mingisugune ortoos maksab 100 euri, aga ma ise viimati maksin mingi 12 euri vist selle ortoosist. Ja, see kõik on nagu riigi poolt paika pandud selles mõttes, et ikkagi te ei pea maksma nagu 100% proteesi hinnast, vaata kõik kingi. Kas sa vahepeal seda ka mõtled, et või sul on päris kaua aega sellest möödas, on ju, et kui sa ise jalad kaotasid, et vahepeal tuleb see mõte ka, et ma ei tea, et igatsed midagi, mida sa tegid varem või ma ei kujuta ette? Jah, igatsen 2 asja. Enne õnnetus mul meeldis hästi palju joosta. Nüüd ma ei saa joosta, vaata nii palju, ma ei taha enam üldse joosta, vaata, et kõndiliselt kannad energiakulud ka palju rohkem, aga mul meeldis joosta nagu hästi pikka maid, mingi 5+ kilomeetrit, isegi rohkem veel. Ja teile on see, et tahaks tunda uuesti seda, et näiteks kevadel see esimesed mitte sügis näiteks või kevad alguses öökülmad, et tunda see märga muru jala all. See mäletan lapsena, elasin Saaremaal ka, sai väga palju vaata tehtud, mega mõnus oli. Et see on see üks asi, millest ma nagu puudust tunnen. Värske rohi kõditamas neid varbaid. Täpselt. Ja. No kindlasti on varsti olemas ka siuke protees, et sa saad ise selle valida selle... Tundlikkuse. Jah. See mõttes ongi... Sa panedki, et ma tahan seda värske rohu seda. Jah, ma imestaks, see on ordest see võib kindlasti turule tulla, et kõik võimalused on olemas. No vot, aga tõmbame kokku. Igatahes Madis jõudu jaksu proteesidega ja siis aitäh, et tulid ja rääkisid. Aitäh, väga meeldiv oli. Eesti Esu.